No tšau, teate, suvi on päris palav ja mul on siuke tunne, et midagi kosutavat oleks vaja. Isegi minul on nagu mega palav siin ja mõtlesin, et teeks teile sidrunilimonaadi. Et sidruneid saab meil aastaringselt, nii et ükskõik millal sul tegelikult seda limonaadi vaja on, siis see on sulle just paras. Aga võtame kohe alguses sidrunid. Ma ütlen kohe alguses ära, et sinu sidruni kogus võib olla täiesti teine võrreldes minu omaga. Et ma võtan alguses 3 tükki, vaatan, kui palju siit mahla tuleb. Et sul oleks vaja siuke 225 grammi mahla, aga ütleme niimoodi, et vahepeal läheb mul ka 5-6 sidrunit, et sellepärast ma ütlengi, et pigem vaata ise nii-öelda mõõtude järgi ja siis sul on endal ka lihtsam arvestada. Nii, ja ongi minu sidruni kogus olemas. Nüüd ma võtan endale kannu ja kannu sisse ma panen siis suhkrut. Suhkrut panen mina siis 100 grammi. Sina võid panna jällegi niimoodi, nagu sulle tundub, et õige on, aga mina olen leidnud, et selline kogus suhkrut on nii-öelda kõige parem ja sellisem tasakaalukam, et ta ei ole liiga magus, samas ta ei ole liiga hapu, parasjagu siuke mõnus. Nii, ja hästi paljudes retseptides on ka see, et keeda endale suhkrusiirup, tee seda, tee toda, tee kolmandat ja tegelikult miks sa pead kõike siukseid lisasamme tegema, mina aru ei saa, sellepärast, et tegelikult sidrunape on hape või sidrunimahl on hape ja siis ainuke asi, mis sa teed, valage see sidrunimahl lihtsalt siia sisse ja suhkur lahustub siin samas lihtsalt ära. Ei olegi midagi väga rasket. Nii, ma segan ta korraks veel läbi. Ja ulatan hästi siia. Ilus suur kann on. Nii, ja siin ta võiks siis olla selline 5 minutit. Sellise aja jooksul on ta kindlasti juba nii-öelda ära sulanud ja siis saame edasi liikuda. Sa võid tegelikult kohe ka edasi liikuda, et võtame värske piparmündi ja värske piparmündi, kas sa seda lööd katki või plaksutad või mida iganes sa sellega teed. Mina näiteks võtangi endale mingi posu kätte ja et need eeterlikud õlid siit välja saada. Ossa raibe, mis lõhn. Ja siit tuleb nagu mega lõhn lihtsalt üles, see on nagu ossa raive. Ja ma panen kohe selle ka siia sisse, et ta hakkaks kohe mõnusalt siia maitset andma. Ma leidsin väga ideaalse lusika. Oo ja, mis lõhn. Väga hea. Ja nüüd ta peaks natuke seisma. Nii, nüüd on meil siin umbes 5 minutit seisnud. Suhkur on põhimõtteliselt sulanud. Siis, mis me veel võiks teha? Meil oleks siia vaja natuke midagi juurde ka panna, on ja. Siis, kas sa paned jääd, kas sa paned ükskõik mida. Minul on siin mullimasin. Minul on juba vesi siia pudelisse sisse lastud. Ja siis ma panen lihtsalt selle siia sisse. Ja lasen mulli sisse. Nii väga ja nüüd on piisavalt gaasi sees. Ma keeran ta siit lahti ja paneme natuke jääd ka siia sisse. Natuke jääd. Tegelikult ega jääd kunagi liiga palju ei ole, nii et sa võid alati ka rohkem panna. Mida rohkem, seda uhkem. Ja tegelikult on see, et mina soovitan natuke varem sul kokteili valmis teha. Ta võiks sul siuke tund aega umbes külmkapis ka olla, siis on nagu väga hea. Ja siis vesi peale.
ja kui te tunneksite praegu seda lõhna. Oo jaa. Siis ma segan ta läbi uuesti. Oo jaa. Väga hea. Oo jaa, see on väga hea. Väga hea. Proovime ka natukene. Oi kui hea. Väga värskendav. Nii, võtame endale siis klaasid ka ja siis ma soovitan sul klaasi ka jääd panna natukene, et jällegi seda külmust või seda külma maitset hoida, sest kui ta on sul külm, siis ta on niisugune eriti värske maitsega ka, mis on nagu eriti hea. Ja siis valad siia selle peale, kui sa tahad, sa võid sõela panna siia peale, et neid tükke mitte siia sisse lasta, kui sa ei taha. Mulle see piparmünt siia sobib. Kui tuleb natuke jääd ka juurde, ei ole kunagi liiga palju. Ja selline kokteil on see lihtne kokteil. No mis kokteil? See on limonaad. See on nagu klassikaline limonaad tegelikult. Et proovid. Ja see on nagu, see on kodukootud. Ja tead, 5 sekundit võtad endale sidrunilikööri, valad seda sidrunilikööri siia natuke juurde, umbes 4 sentiliitrit ja väike läbisegamine. Vaitsime uuesti. See on nii mõnus lihtsalt. Väga lihtne, sekundite küsimus tõesti. Kui sa tahad suhkrusirupiga teha, sa saad kiiremini, aga suhkrusirupit keeta, jahutada, see on nagu too much for me ja siis ma nagu naudin sellist kokteili. Aga okei, tavaiks, tee järgi, proovi, katseta ja anna mulle kindlasti teada. Kui sul mullimasinad kodus ei ole, siis come on, gaseeritud vesi sobib samamoodi väga hästi, mis sa ei pea ise gaseerima seda. Või siis kasutad tavalist gaseerimata joogivett. Kõik toimib väga hästi, on ju? Aga tavaiks, tšau!